täna siin selleks, et rääkida, mida lahedat meie tudengid on teinud viimasel ajal. 4-5 aastat tagasi mõtlesime, et üliõpilased teevad hoopis parema meelega midagi, mis neile meeldib ja mis nad on ise välja valinud ja siis sündiski see heategevus projektide idee ja nüüd on see tõesti päris hästi käima läinud. Igal aastal õppijate silmad säravad ja tegelikult niimoodi mängeldes ja mööda minnes saavad selgeks ka need vajalikud mõisted. Ja minu meelest sellist positiivset emotsiooni on nii õppijatel kui meil. Tegemist on siis organisatsiooni käitumise kursusega, kus tudengid grupitööna tegelevad heategevusprojektide kavandamisega ja elluviimisega. Ja võib-olla veel täienduseks, et miks me seda teeme, siis minu arvates on hästi oluline, et ülikoolis me ei õpetaks mitte ainult oskusi või annaks edasi teadmisi, vaid me ka kujundame noorte inimeste hoiakuid. Ja ühiskonnas on ju hästi palju selliseid probleeme, millel oleks õige juhtida tähelepanu ja mille lahendamisele me saame kõik kaasa aidata. Ja kui iga õppija kulutab veidi oma aega ja energiat, siis ongi maailm juba veidi parem. Ja ka päris paljud on öelnud, et nad said aru, kui lihtne on heategusid teha ja et nad ka tegelevad sellega edaspidi. Sel aastal meil oli 18 gruppi, ehk et tehti vähemalt 18 heategevusprojekti. Projekte on laias laastus 4 liiki, 6 rühma tegeles inimeste aitamisega, hästi paljud käisid toidupangas abiks, 5 rühma tegeles loomade aitamisega, näiteks käisid loomade varjupaigas, õmblesid loomadele magamispesasid, koristasid seal ja muud selline. Siis tegeleti ka inimeste harimisega, näiteks käidi rääkimas gümnaasiumiõpilastele rahatarkusest või tuleviku karjäärivalikutest. Ja viimane grupp on kõige vahvam, kus meil on siis sellised töö ja lõbu käsikäesgrupid, kus tehti sügislaat, diskgolfivõistlus ja karaokevõistlus ja koguti raha Vähiliidule, lastefondile ja ka loomade varjupaigale. Ja tudengid said siis hääletada nendele kõige enam meeldinud projektide poolt ja nii me saime välja valida 3 parimat. Ja kohe te kuuletegi, millega need grupid tegelesid. Tervist kõigile! Mina olen Kennet Robin, olen teise kursuse majanduse tudeng, võib-olla olete näinud mind ka mõnede teiste ürituse korraldamas. Ja mina olen Radjan, ka teise kursuse majanduse tudeng. Ja selles mõttes meie korraldasime heateesiku Delta sügislaata. Meil oli 6 tunni jooksul Delta keskuses, meil said töötajad ja tudengid tulla kohale ja uudistama, mida müüakse. Meil oli nii käsitöökaupa kui ka toitu, mida mitte ainult töötab, vaid ka tudengid ise said müümast tulla. Et see Delta sügislaat kestis meil 6 tundi ja enne seda me tegime väga tugevat ja pikka ettevalmistust, mille alla kuulusid meil igasugused erinevad asjad, et näiteks turundusstrateegiad, kuidas me turundame mu üritust, et see üldiselt, kuidas me organiseerime seda, et kellel me peame luba küsima, et keda me kutsume kohale, et kellega me peame seda kooskõlastama, seda kõik. Ja loomulikult ka laudade tassimine ei olnud väga kerge asi, et see sama, et meil see kestis paar tundi enne ja pärast seda Delta sügislaada. Aga minu arust see tegelikult tasus ära, selles mõttes koha peal oli palju, meil umbes 10 müüjat oli ja me lõpuks ju saime heategevuseks annetada 260 €, mis oli nii müüjatelt tuli kui ka loteriist, mida me korraldasime. Minu arust üks asi, mida ma just sellest üritusest õppisin, oli ka see, kuidas töötada meeskonnana, ehk siis meil oli 5 tükki meeskonnas, me jaotasime selgelt ära, kes millega tegeleb ja kes vastutab mille eest ja mis tähtajaks see saaks valmis olla. Mida sina õppisid? Mina siis eelkõige õppisin seda, et kuidas käituda sellises olukordades siis, kui ei lähe kõik nii, kuidas pidi minema. Et näiteks, kui ei tule meil nii palju müüjaid kohale või mida teha, kui ei tule neid osalejaid juurde või kui tuleb väga, ütleme, kriitiline olukord, et kuidas me peame reageerima, mida me peame tegema edasi. Et see oli minu jaoks väga oluline. Aga minu arust oli see mõttes täname selle võimalust, et me saime sellist üritust korraldada, väga lahe oli see. Ja, suur aitäh teile. Tervist, mina olen Dominik, majandusteaduskonna teise kursuse tudeng ja minuga on siis täna kaasas Anna-Liina ja Kaur ja me tutvustame teile organisatsiooni käitumise kursuse raames tehtud heategevuslikku tööd. Meie projekt oli siis võib-olla natuke teistsugusem kui teiste oma, et me ei keskendunud nagu ainult ühele asjale,
vaid tegimegi siis nagu suunasime oma jõu siis nagu mitme asja tegemisele, et ei korraldanud nagu mingit suurt üritust või midagi taolist. Meie töö suurem eesmärk oligi just heategevuslike harjumuste loomine. Need tegevused läksid laias laastus 2, olid inimestele suunatud heateod ja siis keskkonnale suunatud heateod. Keskkonnal oligi näiteks prügikoristusjooks, mida me käisime tegemas siin väiksemates gruppides 2, 3 ja tegime ka kogu grupiga koos 5. Veel üheks heateoks, mis me tegime, siis oli ka vere annetamine, et see toimus siis siin Delta majas. Et kahjuks kõik meist ei saanudki lõppkokkuvõttes verd annetada, aga see oli minu jaoks näiteks väga uus kogemus, sest ma ei ole kunagi verd annetanud ja ma tundsin ennast kohe väga hästi, sest ma tean, et see veri läheb loodetavasti inimesele, kes tõesti vajab seda. Mis me veel tegime? Siis me tegime veel nagu individuaalsemaid tegevusi ka. Siin mõned korrastasid oma meile ja siis mina koristasin oma kappi ja riided panin heategevusse ja mis veel teised tegid individuaalselt. Sealt tuligi välja näiteks, et digiprügi, me ei pööra sellele väga palju tähelepanu, aga tegelikult sellel on ka ikkagi see jalajälg keskkonnal olemas. Võib-olla meil oligi nagu siis eesmärk grupina nagu keskenduda asjadele, mis ei saagi võib-olla nii palju tähelepanu, aga mis on nagu igal inimesel üsna lihtne nagu ise teha, et ei pea olema mingi suur heategevus, vaid sa lihtsalt saadki iseseisvalt kogu aeg midagi teha, mis nii-öelda muudab maailma paremaks, aga ei ole nagu sulle endale ka väga raske. Ja kuidas see idee tuligi, meil oligi nii, et mõtlesime, et miks me peame tegema midagi suurt, kui tegelikult saab ju teha nii, et me teeme lihtsalt igapäeva asju, aga me teeme neid järjepidevalt ja läbi selle me loome siis ka harjumusi, mis tegelikult on ülitähtsad ja tänapäeval inimesed ei mõtle sellele nii palju. Ja meie töö eesmärk oli siis jõuda inimesteni ideega, et hea tegevus igapäevaelus loeb. Ja, et jõuda nende väikeste sammudega suuremate tegudeni nii-öelda. Ja ma arvan, et meil täitsa õnnestus. Ja. Kuigi see enesedistsipliini hoidmine alati ei olnud kõige kergem, et me tegime küll, eks alguses need suuremad plaanid ära, kes kunas mida teeb, aga ikka tekkis mingid vahepeal kes ei haigeks, et ei saanud ju lastekodu külastada, ja siis tekkisid muud väikesed viperused ka sinna. Ja, aga ma arvan, et lõppkokkuvõttes meie message jõudis inimesteni, et meie plakat ka, mida me koostasime, et ma loodan, et seda on paljud inimesed näinud ja ka meie töö tutvustamisel tagasisidena ma sain teada, et väga paljudele tegelikult meeldis ja ka õppejõududele. Tehke pisi asju, aga tehke neid hästi ja järjepidevalt ja me muudame maailma paremaks. Tervist, mina olen Andres Vaher, mina olen Tartu Ülikooli majandusteaduskonna turunduse ja kommunikatsioonispetsialist ja meil on siin täna külas Aili. Tere, mina olen Aili ja mina olen majandusteaduskonna 2. kursuse õpilane. Nii Aili, räägi meile oma projektist, oma tiimiprojektist. Tutvusta meile seda tiimiprojekti natukene. Mida te tegite, palju teid seal oli ja kuidas teil läks? Jaa, meid oli kokku siis 5 tükki ja käisime Viljandis ja tegime seal rahatarkuse teemalise noorteõhtu. Tegimegi siis sellise väikese loenguosa, sinna panime sisse ka neile väikese ülesande ning hiljem, et siis noortega ka lõpusamalt aega veeta, siis mängisime nendega hiljem ka lauamängu Monopoly. Ja ettevalmistusteks siis jagasimegi oma tiimi 2, et 3 inimest tegelesid siis rohkem selle loenguosaga ning 2 inimest suhtlesid noortekeskusega ja tegelesid siis turundusega. Okei, väga äge. Aga miks just Viljandi? Et täitsa huvitav valik ja räägi mulle ka sellest, et miks te seda tegite? Miks te tunnete, et see on vajalik? No Viljandi oli meie jaoks üpris loogiline valik, kuna meil üks tiimikaaslane ise on Viljandist pärit, siis tal oli ka tuttavaid juba noortekeskuses ja kui ta neile rääkis meie ideest, siis kõik noortekeskuse töötajad olid kohe, et jaa, muidugi tulge, et väga äge mõte. Miks me just sellise rahatarkuse teemalise õhtu tegime, oli kindlasti see, et me tundsime, et me tahaksime anda midagi noortele edasi ja just midagi sellist, mida koolis võib-olla nii palju ei käsitleta ja mis võiks neile kasuks tulla.
ja algul oli igasuguseid ideid, et äkki kutsume kellegi rääkima neile, aga siis me saime aru, et kuna me oleme ise majandustudengid, siis tegelikult rahatarkus on selline teema, mida me oskaksime ka ise rääkida ja see annaks ka meile kõige parema kogemuse. Väga lahe. Rõõm on kuulda seda, et te olete ise aktiivselt rahatarkuse kohta õppinud, ennast arendanud, aga siis võib-olla küsimus sellest valast, et kui te seda tegite, siis mida te ise sealt õppisite? No minu jaoks isiklikult oli see kindlasti täiesti uus kogemus noortega midagi sellist teha, et tegelikult oli päris raske neid teemasid välja mõelda, mida üldse käsitleda, sest noortekeskuse puhul tegelikult kunagi ei tea, kui vanad inimesed täpselt sinna võivad kuulama tulla. Ja siis tuligi väga läbi mõelda, et kuidas võib-olla selline esmapilgul kuiv teema teha noorte jaoks ka huvitavaks ja atraktiivseks, et nad päriselt kohale tuleksid, et neil oleks päriselt huvitav. Et ma arvan, see oligi kõige sellisem suurem õppetund. Väga tore kuulda seda. Aga kui me mõtleme sellele, et mis sulle sealt kõige huvitavam tundus? Või on sul mõni ereseik, mis näiteks väga hästi meelde jäi? Kõige huvitavam ilmselt oligi see, et kui me sinna kohale jõudsime, siis nagu noortekeskusele omane, siis tegelikult seal oli üpris palju lärmi, lapsed jooksid ringi, et me ei osanud seda oodata ja me algul olime täitsa mures, et kuidas me nad siis paneme ennast nüüd päriselt kuulama ja paigalistuma. Ja eks see oli tegelikult päris raske katsumus ka, aga õnneks läks üpris hästi ja ikkagi saime selle loengu osa tehtud niimoodi, et nad ikka kuulasid ka. Mis vanuses need kuulajad teil seal olid? Seal oli täitsa erinevalt, et siuke mingi 10–13, ma arvan. Et päris noorelt juba tahetakse selle rahatarkuse kohta teada? Tundub, et huvitav, jah. See on väga positiivne. Väga lahe. Aga tundub, et seda head teha on väga hea teha. Aga mis nüüd edasi saab? Kas sellest tuleb mingi jätkuprojekt teil või pigem ootate ja vaatate, et mida põnevat ise veel saaks teha? No sellest projektist ilmselt jätkuprojekti hetkel ei tule, aga ma ise väga ootan kindlasti ka järgmise aasta projekte, mis juba siis selle sama aine raames tehakse, et kuna endal on selline kogemus saadud ja tegelikult väga põnev oli vaadata ka, et mis kõik teised rühmad on teinud, siis ma olen väga põnevil, et mida põnevat ja head ja kasulikku välja mõeldakse. No ootame siis huviga. Igatahes väga lahe, et sa meile külla tulid ja seda tutvustasid ja jääme siis ootama, et mida järgmine aasta juba tehakse. Jääme ootama.